Tere lapsed! Arvake ära, kes mina olen. Mind on valitud selle aasta loomaks. Annan teile ka 2 vihjet. Esiteks, ma olen Eestis looduses ainukene kasslane ja kodukassi lähedane sugulane. Ja teine vihje, minu nime kannab eelmine president. Õige vastus on muidugi Ilves, te saite ka ilma vihjeteta sellest aru. Tere ka minu poolt siis peale seda sissejuhatust aasta looma tutvustamisesse. Et minu nimi on Peep Männil ja mina töötan Keskkonnaagentuuris eluslooduse osakonnas peaspetsialistina. Et Keskkonnaagentuur on selline asutus, kes tegeleb, kelle ülesanne on siis jälgida meie keskkonda ja ka loodust, selles toimuvaid protsesse. No näiteks Keskkonnaagentuur jälgib, milline on meie õhuseisund, kas on õhk hea, puhas või must, samamoodi milline on meie veeseisund, kas on puhas või must ja Keskkonnaagentuur teeb ka ilmaprognoosne, ilmaennustusi, ütleb teile, milline ilm on ja milline ilm tuleb homme. Ja üks osa meist jälgib ka elusloodust, ehk siis meie loomastikus näiteks toimuvaid protsesse. Ja minu töö ja minu lähemate kolleegide töö on vaadata ja jälgida, millises olukorras on meie metsloomad, ehk siis ulukid. Ja hinnata nende seisundit, ehk siis oleks vaja teada, kui palju neid on, kas neil läheb hästi, kas neid tuleb juurde või neil läheb kehvemini, kas neid peab rohkem kaitsma hakkama. Ja kuna osasid loomi, ulukeid ka kütitakse, ehk siis neile peetakse jahti erinevatel põhjustel. Mõnedele peabki jahti pidama, aga mõnedele lihtsalt tahetakse jahti pidada, siis on vaja ka meie üks ülesanne on ka see, et me peame ütlema, kui palju neid tohib jahtida. Sest kui näiteks liiga palju jahtida, siis loomade arvuks võib väga kehvaks minna, väga väikseks. Aga kui liiga vähe jahtida, siis eks ma pärast teile räägin, et mõnda looma tuleb ka ikkagi küttida. Nii, aga ma rääkisin siin, vahepeal üks mõte veel näiteks sellest, et meie ütleme, kui palju küttida tohib. Toon näite sellest samast meie aastaloomast Ilvesest, et Ilvese seisund on praegusel hetkel suhteliselt kehv. Ja miks ta kehv on sellepärast, et umbes 8-7 aastat tagasi olid väga-väga rasked talved ja kuna Ilvese põhiline toit, Ilves on kiskja ja tema põhiline toit on meil metskits, siis metskitsi suri väga massiliselt ära, väga külmad ja pikad ja sügava lumega talved olid ja metskits ei kannata niisuguseid raskeid talvesid välja. Ja seetõttu jäi Ilvesel toitu väga väheks. Ja nüüd ongi nii, et mitu aastat järjest juba, kui ennem võis Ilvest küttida, siis mitu aastat järjest oleme ettepaneku, et Ilvest ei tohi küttida ja jahimehed ei olegi saanud Ilvest küttida. See on niisugune näide meie tööst. Aga rääkisin ennem siin ulukitest, et kes need ulukid on. Et sageli arvatakse, et ulukid on need, keda jahitakse, aga tegelikult see päris nii ei ole. Ulukid on meil metsas vabalt, looduses vabalt elavad loomad. Ja nende hulka kuulub ka näiteks orav, keda üldse ei jahita, või näiteks ka metsis. Meil hoopiski kaitsealune liik, et neid nimetatakse ulukiteks. Aga muidugi neid loomasid on meil ju looduses hästi palju, ka putukad, väiksed ämblikud, konnad on loomad, et neid üldiselt ulukiteks ei peeta, et ulukiteks peetakse ikkagi suuremaid loomi. Ja neid, keda siis jahitakse, kes on nagu jahiulukite nimekirjas, keda jahimehed võivad küttida, neid nimetatakse jahiulukiteks. Aga jah, sageli arvatakse või öeldakse, et ulukid just nende kohta, keda jahitakse, aga see on umbes samamoodi nagu räägitakse loomadest ja lindudest eraldi. Tegelikult on ju, linnud on ka ühed loomad ja tegelikult on ka inimene üks loom. Nüüd siis Eestist, et Eesti on selles mõttes hästi rikas ja me kõik peaksime olema väga rõõmsad ja õnnelikud, et meil on päris palju erinevaid loomi metsas. Ja miks see niimoodi on?
üks põhjus on see, et meil on palju erinevaid elupaiku, looduslikke elupaiku säilinud, meil on palju metsi, meil on palju rabasid, samas on meil ka põlde ja meil on rannikut, rannikualasid, meil on merd ja see annab ja lisaks sellele on meil suhteliselt niisugune keskpärane kliima ja ehk siis meil ei ole hirmus külmad ja pikad talved ja see annabki võimaluse väga erinevatel loomaliikidel meil metsas elada. Noh, mille üle võiksime meie eestlased eriti suurt uhkust tunda on see, et näiteks meil elab 3 suurt kiskjat, hunt, ilves ja karu. Et sellise rikkusega tegelikult ei saa ja neil kõigil läheb küllaltki hästi veel meil. Et neid on päris palju kõiki. Et sellise suure rikkusega ei saa kiidelda enamus Euroopa riike, et mõnedes riikides ei ole üldse neid suuri kiskjaid, mõnedes on 1 ja 2, isegi meie naabrid ei saa seal kiidelda. Näiteks kui me juba Läti poole läheme, siis Lätis näiteks karu enam õieti ei ole. Ilvest ja hunti on, karu ei ole. Kui me läheme meist põhja poole, siis seal ei lähe hundilele nii hästi kui meil. Nii et selle koha pealt on Eesti väga rikas. Nüüd, mis nendesse samadesse suurkiskjatesse puutub, et mina tegelikult kõige rohkem nende suurkiskjatega tegelengi. Neid uurin ja nende seisundit jälgin. Ja ma näitan teile ühte koljut, et kuidas inimesed suhtuvad nendesse suurtesse kiskjatesse. Et see on nüüd hundikolju ja kuna nad on kiskjad, näete, neil on niisugused suured kihvad siin ja niisugused tugevad, väga tugevad lõuad või kui me näitame karu, see on küll pisikene noor karu, tegelikult karulaps, aga ikkagi veelgi suurem, et suured lõuad ja inimene kardab sageli. Sellepärast kardab, et nad on kiskjad ja kiskjad üldiselt toituvadki teistest loomadest, ehk siis nende toiduks on liha. Ja inimene kipub arvama, et tema kuulub ka nende suurte kiskjate saakloomade hulka. Tegelikult see üldse nii ei ole. Et meil Eestis ei ole mitte ühtegi sellist suurt looma, kes tahaks inimest süüa. Et tegelikult on ju meil niisuguseid loomi küll metsas, kes inimest süüa tahaks. Aga need on hoopiski tillukesed loomad. Näiteks sääsed, parmud, puugid, need tahavad inimese verd imeda. Aga suurte loomade hulgas sellist liiki ei ole, kes inimesest toituda tahaks, kuigi sageli nii arvatakse. Näiteks näitan teile ühte niisugust pilti, et võib arvata, et mis nüüd on. 3 karu on kallale läinud ühele väiksele tüdrukule ja murravad teda. Tegelikult on see 20 aastat tagasi tehtud pilt ja see on minu sel ajal siis 6-aastane tütar ja need karukesed on hoopiski õnnetul kombel ilma emata jäänud ja nad mängivad hoopiski minu tütrega seal. Et alati ei saa pildi põhjal teha niisugust järeldust, et nad tingimata inimesele kallale lähevad. Siis arvatakse, et just need suured kiskjad, et nad on kurjad. Näitan veel ühte pilti. Ja sellest räägivad ka suured inimesed, mitte ainult lapsed ei karda. No, see on umbes 10 aastat tagasi. Selline pealkiri siis oli niisugune juhus, kus karu ja jahimees said metsas kokku ja jahimees sai vigastada, ta lasi karu maha ja siin on kirjutatud, et jahimees pääses kurja karu küüsist. Tegelikult seda karu oli kuri, aga miks ta kuri oli? Ta oli kuri sellepärast, et jahimees oli talle ennem kuuli sisse lasknud. Sellel karul oli kole valus ja ta sellesse laskmise peale ära suri, aga enne veel jõudis natukene sellele jahimehel häda teha. Nii et asi ei olnud mitte selles, et kuri karu oleks inimesele kallale läinud, vaid tegelikult oli see hädakaitse tema poolt. Et meie loomade hulgas kurjasid loomi ei ole, kes tahaksid inimesele halba teha. Isegi need sääsed ja parmud ei ole ka mitte kurjad, vaid nemad tahavad
inimest lihtsalt natukene verd imeda selleks, et ellu jääda. Nüüd vanasti, see oli siis, kui teie veel sündinud ei olnud, aga osad teie õpetajad kindlasti oli niimoodi, et loomi jaotati headeks ja halbadeks. Ühed olid head loomad ja teised olid halvad loomad. Head olid need, kes sõid rohtu ja keda inimene sai kasutada kuidagi, kas siis sai neid süüa. Ja halvad olid kõik need, kes olid inimesele konkurendid, ehk siis kes olid lihasööjad ja neid häid loomi sõid. Et tänapäeval enam nii ei ole. Loomi ei jaotata enam headeks ja halbadeks, vaid kõik nad on vajalikud meie loodusele, et sellest on nüüd aru saadud. Ja miks on hea, et meil erinevaid loomi palju on? Ma toon teile ühe näite. No näiteks seesama hunt, kes on ka kiskja ja kes toitub meie teistest loomadest. Mis juhtus mõni aeg tagasi? Meil oli Eestis hästi palju metssigu, suurte karjadena elasid metssead igal pool ja hundil oli toitu hästi palju. Aga mõni aasta tagasi tuli meile Aafrika seakatk, inimene tõi ta sisse ja mis juhtus? Juhtus see, et suur enamus metssigadest kõik suri ära ja praegu meil on metssigu metsas hästi vähe. Võiks arvata, et hundil on vähe süüa, aga õnneks on meil ka selline liik, keda on väga palju meil, nagu metskits. Meil on selline liik nagu põder, neid on päris palju meil ja ka palju muid erinevaid liiki, näiteks kobras. Ja need kõik on hundile ka toiduks, ehk siis, kui meil neid teisi liike ei oleks, siis oleks tõesti võib-olla hunt meil näljas ja tuleks rohkem lammastele kallale. Aga praegu õnneks sellist ohtu ei ole. Nii et selles mõttes on väga hea, et meil on palju erinevaid liike, siis on meie loodus palju stabiilsem ja palju rikkam. Aga mõneti on, samas ei saa ütelda, et alati, et kui meil on palju loomi, et siis on see hea. Näiteks võtame, mul on siin kolju, võtame ühe niisuguse looma nagu metskits. See on niisugune sokk, see on tema kolju ja või siis põder. See on nüüd põdra lõualuu ainult. Et nemad on rohusööjad, ehk siis taimetoitlased puhtalt ja nendel aitab toitu seedida maos olevad bakterid. Aga neil on see häda, et talvel ju rohtu ja rohelisi lehti ei ole, mida nad suvel peamiselt söövad. Järelikult talvel nad peavad sööma muud taimset toitu ja see on peamiselt siis puude oksad või puude koor. Ja need hambad on selle jaoks, et hästi korralikult läbi mäluda see toit. Aga kui neid on liiga palju, inimene tahab metsa kasutada, ta raiub metsa ja siis istutab sinna uue metsa. Kui seda põtra või metskitse oleks liiga palju, siis juhtuks see häda, et see noor mets süüaks ära ja uut metsa asemele meil ei kasvakski. Selle tõttu neile on mingil määral vaja jahti pidada, et nende arvukus liiga kõrgeks ei läheks. Nii et see on hea, et meil palju erinevaid liike on, aga kui mõne liigi arvukus liiga kõrge on, see ei ole hea inimesele ja tegelikult ka loodusele endale. Aga siin on vist mõningad küsimused tulnud juba teie poolt. Ma vaatan kohe. Laupa kool, 1. klass. Kui palju ulukeid Eestis praegu on? Noh, ulukite kokku lugemine on väga raske, sellepärast, et me võime mingis pargis puud kokku lugeda, see on lihtne, nemad seisavad paigal, aga ulukid jooksevad ringi, liiguvad ringi ja teine asi on see, et ega nad päeval paljud ei näita üldse ennast. Nii et see kokku lugemine on küllaltki keeruline ja ulukeid on muidugi väga palju, erinevaid liike. Aga ma võin öelda, et näiteks põtru on umbes 20 000, metskitsi umbes 100 000 ja hunte umbes 100 kuni 150 ja karusid umbes 700. Need on siis mõned näited ulukite arvukuse kohta. Timmo, 2. klass, Tallinna Kristiine gümnaasiumist küsib, kas olete ise metsas karu näinud?
jah, muidugi olen ja ma olen näinud metsas suuri karusid, ma olen näinud emakaru koos väikeste poegadega, emakaru koos suuremate poegadega, ma olen päris palju ja metsas karu näinud. Aga selleks, et metsas karu näha, tuleb metsas palju käia ja kindlasti ei tohi metsa karta, sellepärast et kui metsa karta ja sinna mitte minna, siis ei näe ka neid igavesti toredaid loomi metsas. Aga muidugi, kuigi ma rääkisin ennem, et need suured loomad nagu karu ei taha kunagi inimesele kallale tulla, siis igaks juhuks peab olema ettevaatlikud, sest mõnikord võib näiteks karu inimest rünnata oma poegade kaitseks, aga see on enesekaitse, mitte sellepärast, et ta tahaks inimesele halba või et ta inimest süüa tahaks. Kelle pealuud teil veel laual on? On ka üks küsimus tulnud. Siin on ilvese kolju. Need on enamasti, need koljud, mis siin on kas siis näiteks auto alla jäänud või muul moel hukkunud ja niimoodi on nad selle noore karu murdis hoopis tükis üks suur vana isa karu ära. Võt, et loomade vahel toimub ka niuke konkurents, ei ole ka mitte jälle kurjuse pärast, vaid sellepärast, et mõnikord ühed suured loomad ei salli enda kõrval teisi väiksemaid loomi. See on alalõualuu ja see on metssiga. Näete, metssiga on küll taimetoiduline, aga metsseal on ka kihvad ja kuldil võivad need kihvad nagu väga suured olla. Aga metsseal ei ole need kihvad mitte sellepärast, et erinevalt kiskjatest, et oma saaklooma kinni hoida ja teda surmata, vaid omavaheliste võitluste pärast. See kult, metssea kult, kellel on pikemad ja suuremad kihvad, see on tugevam ja sellel on suurem õigus emistele. Emistele meeldib, kui kuldil on suured kihvad ja tema saab siis järglasi tuua kõige rohkem. Ja milline on teie kõige ägedam kohtumine ulukiga? Võib-olla ongi minu elus kõige huvitavam kohtumine emakaruga, poegadega, kes oli metsas ja kevadel on niimoodi, et praegusel ajal ka veel emakaru pisikeste poegadega veel on oma pesa juures ja ei liigu, kuigi suured karud on juba päris palju liikmel ja otsivad juba aktiivselt süüa. Ja siis ükskord me teadsime, et üks ema poegadega seal on ja siis ma läksin pildistama ja proovisin vaikselt alla tuult lähedale sinna minna, et pildistada seda emakaru ja mul oli sõber ka kaasas, kes proovis filmida, aga seal oli niisugune tihe gaasik, et väga lähedale ei saanud minna, aga see oli tõesti kihvt vaadata, kuidas emakaru siis neid poegi seal kantseldas ja pojad juba mängisid sel ajal pisikesed, nad on niisugused 3-kilosed, niisugused väikse taksi suurused ja mängisid seal omavahel ja me saime seal natukene jälgida neid, aga siis tuul pööras ja me pidime ära minema, et emakaru sai meist natukene aimu ja muutus närviliseks juba. Ma ei tahtnud neid rohkem häirida, et see on vast kõige huvitavam kohtumine. Ja need on vist kõik praegu küsimused. Ja lõpetuseks, jah, ma tahaks siis veel kord teile öelda, et loodust kindlasti kartma ei pea ja suuri elukaid ei pea metsas kartma ja sellepärast kindlasti metsa minemata ärge jätke. Kui te pelgate natukene, siis ärge liikuge võib-olla tasahilju ja vaikselt, vaid andke enda liikumisest märki, et ei toimuks niisugust asja näiteks, et te satute ootamatult väga lähedale emakarule ja poegadele, siis võib emakaru natukene kurjaks minna ja teid hoiatama hakata või äärmisel juhul isegi rünnata. Aga seda võib teha ka näiteks metsja emis või põdraema poegade kaitseks, et kindlasti ja pimedust ei ole vaja ka karta.